See on väga huvitav tööriist. Seda nimetatakse Picote Smart Cutteriks. Ja põhjus, miks mõtlen, et see on huvitav, on see, et üks tööriist suudab täita mitut funktsiooni. Näiteks, nagu siit näha, on sellel toru lihvimispaneelid küljes. Need toru lihvimispaneelid sobivad ideaalselt torude ettevalmistamiseks torude renoveerimise protsessi jaoks. Liivimisfunktsioon. Nüüd ma eemaldan sellelt pea niimoodi. Ja pea eemaldamine võimaldab mul külge panna puurpea. Oota, tule need, ongi kõik, peaaegu kohal. Võimaldab mul panna sellise puurpea ja puurpea, nagu siin näha. Sellega ühendamisel muutub selle tööriista funktsioon. Ja kui te seda teeksite, ütleme näiteks, et me võtaksime lihvimispaneelid välja. Hüpoteetiliselt võiksime lisada ühe neist esipaneelidest ja seejärel puurpea niimoodi. Ma kiirendan sina. Ja nagu siit näha. Kui esipaneel ja puurpea on küljes, muutub see lõikeriistaks, mis sobib suurepäraselt tahkete ummistuste, juurde, vaigukogumite, ebaõnnestunud voodri või isegi toru vooderdamise käigus üle vooderdatud ühenduste taastamiseks. Esipaneelide suurus varieerub sõltuvalt vajadusest, alates 32 mm kuni 300 mm ehk 1,26 tollist kuni 11,81 tollini. Kui kasutad torulõikuri paneele, nagu siin näha, saad selle isegi muuta torulõikuri tööriistaks. Nii torulõikuri tükid võimaldavad toru seestpoolt lõikata. Neid on erinevates suurustes, nagu see teo. Sõlm ise on teistsuguse suurusega, kuid standardina tulevad need sellise peaga, nagu siin näha. Mis nende juures tõesti hea on see, et need on väga kirged, nii et sul pole vaja rasket võlli selle käitamiseks. Miks see nii miks olla? Seda saab käidata 8 mm völliga, mis on 5/16 taile. Need ühendatakse nende kuuskandpoltikruvidega siin, nagu näha. Tavalist kuuskandvõtti ongi vaja, et need kõik omavahel ühendada ja need ühendatakse sama komplektiga ka flickvälliga. Ja see ongi Picote nutika siit. Aitäh vaatamast!